Tere päevast! Tegemist on siis Sportsgen OÜ-ga, mis loodi Tartu teadlaste poolt aastal 2011 ja tänasel päeval siis on klientidele pakkuda 2 geenitesti. Esimene neist töötati välja siis 2012. aasta kevadel ja selleks on siis sportliku võimete geneetiline test ja 2012. aasta lõpul teine test, mis aitab siis inimestel saada selgust oma kehakaaluga seonduvatest geenidest ehk kehakaalu ohjeldamise geneetiline test. Ja miks need geenitestid siis võiksid inimestele huvi pakkuda ja mis nad meile näitavad, et kindlasti ei näita nad spordigeeni testi puhul päris ühte spordiala, vaid ta näitab inimese eeldusi ja võimekust erinevate spordialadega tegelemiseks ja tegelikult siis on sportliku võimekuse testi puhul laiemas mõistes jaotatud alad 2 ehk kiirusjõualad ja vastupidavusalad. Ja selles osas siis oleme koostööd teinud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna inimestega, kes siis on määratlenud need spordialad ära. Aga mis see test siis meile näitab ja mis ta meile tegelikult annab? Et kindlasti spordigeeni testi puhul siis hõlmab ta tegelikult 3 tüüpi geene, osad, mis on seotud nii kiirus- kui vastupidavusaladega, geenid, mis on siis otseselt seotud kiirusjõualadega ja siis 3. grupp, mis on seotud vastupidavusaladega. Ja kuidas siis üldse geenid ju meid mõjutavad, et tegelikult nad määravad meie elus päris palju ära ja me saame nad nii-öelda oma vanematelt, et pooled emalt, pooled isalt. Kui nüüd spordigeeni testist lähemalt rääkida, siis kindlasti on võimalik sealt siis saada selgust, mis lihastüüpi me oleme, kas meil on kiired või aeglased lihaskihud. Kiirete lihaskihude puhul on väga selgelt siis eeldused meil kiirusjõualadega tegeleda ja kui on nad nii-öelda aeglased, siis vastupidavusalad, aga kindlasti on väga palju ka nii-öelda segu tüüpe, kellel sobivad mõlemad alad ja tegelikult väga paljud spordialad eeldavadki mõlema geeni lihastüüpide olemasolu ja erinevaid geenitüüpe siis. Et kui lihtsalt ja võib-olla arusaadavalt siis rääkida ka enda kogemustest, siis suusatamine, millega väga pikalt sai tegeletud, on väga selgelt nii-öelda vastupidavusala. Aga tänasel päeval on ka see arusaam natukene muutunud, on tulnud sprinte juurde, ühistarte ja see tegelikult, et olla väga edukas, siis eeldab ja on hea, kui oleks ka kiirusjõuala geeni inimestel. Ja inimene tehes selle testi proovist tulenevalt, siis on tegelikult igal geenil on 3 erinevat alleeli ehk võimalust ja siis erinevalt sellest kombinatsioonist on siis spordigeeni puhul tuleneb skoor ehk kui seda geeni ei esine, on skoor 0, kui on üks hea alleel, siis on skoor 1 ja kui on inimesel nii-öelda domineeriv hea geen, siis on see skoor 2. Ja vastuse puhul siis tulekski eelkõige pöörata tähelepanu ja meie pöörame tähelepanu nendele domineerivatele headele geenidele, mis annavad siis vastuse tabelis 2 punkti, et tihti see
punkti üldsumma võib tulla suhteliselt sarnane, et maksimumpunktiskoor, mis võib saada nii kiirusjõualadel kui ka vastupidavusaladel, on 8 punkti ja aga selliseid skoore veel nii-öelda testitute hulgas ei ole, aga küll on olnud jah, väga selgelt siis kas jõualade peale või vastupidavusalade peale selliseid 6-punktiseid skoore ja siis seal tasubki tähelepanu pöörata jah, nendele kahestele skooridele ja lisaks siis vastuse variandis on lahti seletatud kliendile ilusti ka siis, mis need geenid meie organismis teevad, mis on nende eesmärk, et milliseid ainevahetuslikke pooli nad aitavad meie organismis, et need on siis üldseletus ja vastuse teises pooles siis on lahti seletatud kliendi geenid ja millised eeldused siis temal konkreetselt on. Et kui me räägime siin ainevahetusest, siis on seal rasvad, valgud, süsiesikud, milline geen, mis ainevahetusprotsessis osaleb ja mis eeldused ta annab. Ja selle skoori põhjal siis anname soovitud, milliste alade hulgast siis ta võiks valida endale sobiva spordiala. Kindlasti ei tähenda see seda, et kui inimene on juba tegelenud mingi spordialaga ja tuleb välja, et tal väga häid eeldusi võib-olla selle ala jaoks ei ole, et see pigem on selline informatiivne informatsioon, et inimene saab nii-öelda omale püstitatud eesmärgid võib-olla üle vaadata ja pigem on ta veel parem siis, kui inimene ise ennast treenib või kui tegemist on sportlasega, et siis informatsioon treenerile, millised on selle sportlase või siis kas või harrastaja tugevamad küljed, millistest treeningvahenditest võiks kiiremat arengut leida või tuua üldse spordi tegemisse väikseid muudatusi, et ka oma näitel võib tuua nii-öelda ühe tagantjärgi tarkuse, et kiirus jõualade väike soodumus oli, et ei olnud küll selliseid selgelt domineerivaid geene seal, aga need geenid olid täitsa olemas ja ma arvan, et ühel hetkel arengut otsida läbi natuke suurema jõutreeningu ja niisuguste kiirusharjutuste, et ilmselt ka vastupidavusaladel oleks olnud võimalik sealt arengut nagu lisaks otsida ja leida. Ja teistpidi ma arvan, et kui on tegemist nagu sportlastega ja kes tahavad võistelda, siis näiteks selliste alade puhul nagu tennis, ma arvan, on puht informatiivse koha pealt kindlasti ka põnev ja hea teada, et mis on sinu eeldused, et vastavalt sellele ka võib-olla oma võistlustaktikat üles ehitada, et kui sa oled nii-öelda domineerivad on kiirusalad, siis selliste inimeste puhul on ilmselt väga mõistlik oma treeningud ja ka siis võistlusmängud üles ehitada selle peale, et lühemad pallivahetused, sellised agressiivsem mängustiil, et ja teistpidi vastupidi, et kui on näiteks tennisistil, siis head lisaks veel ka head vastupidavusomadused, et mida pikemaks mäng läheb, mida pikemad pallivahetused, et seda suuremad ja panemad on tema eeldused edule, et ma arvan, sellist informatiivset tagasisidet sellest testist kindlasti saab. Ja kui inimene üldse ei ole spordiga kokku puutunud, siis võib-olla lihtsustab see sobivate spordialade valikut. Ja lisaks sellele siis spordi geenitesti puhul toome siis ära vastustes, et nii-öelda protsentuaalsed soodumused ja kui nüüd natukene rääkida nendest geenidest lähemalt, et kui inimesed küsivad,
siis need geenid, mida seal testitakse, et inimesi võib-olla ei maksaks ära ehmatada, lihtsalt võib-olla need lühendid ja et kuna inimgenoomis on geene kuni 25 000, siis igale geenile tegelikult tuleb nimi anda ja teadlased on niimoodi kokku leppinud, et näiteks lihase verevarustust, töövõimet ja ainevahetust reguleeriv ensüüm ACE, et ütleme, tavainimesel ilmselt väga palju ei ütle, aga siis lihtsalt infoks öelda, et mis on siis tema toime seal organismis ja et see lihtsalt on nii-öelda antud nimi, et olulisem on pigem see, mis ta seal teeb ja millega ta seal toimetab, et niisugune informatiivne osa oleks, ma arvan, siis nagu teil klientidele nagu väga hea öelda. Lisaks sellele siis on seal geenid, mis näitavad siis lihaste kokkutõmbe võimsust või siis efektiivsust, näitavad, kui suured või head eeldused on näiteks lihase kasvule meil ja lisaks siis lihaste verevarustust ja skeletilihaste hapniku tarbimist ja siis süsivesikute omastamist reguleerivad geenid, et need on spordis väga olulise tähtsusega ja kui me neid teame, siis on meil oluliselt lihtsam oma spordi tegemist planeerida ja seal toimetada. Ja nagu elu on näidanud, et siis tegelikult suhteliselt harvad on sellised testid, kus siis inimesel on väga selgelt siis ainult ühte suunda minevad geenid, et tavaliselt on meil enamus inimestel ikkagi nii-öelda, mina nimetan neid segugeenideks, et teadlased võib-olla natuke täpsemalt, aga tasuks vaadata seda vastuse tabelit, kus on siis välja toodud skoorid ja nagu ma ennem ka mainisin, et jälgida neid domineerivaid geenikombinatsioone, et kui on kaks punkti ja näiteks jõualal on nad juba kahes geenis, siis on see nagu väga selge eeldus, et need alad sobivad paremini. Ja kokku siis on testis 6 geeni, nagu ma siin ka ennem korra mainisin, et 2 puhtalt jõuala geeni, 2 vastupidavusala geeni ja 2 geeni siis tegelikult, mis on seotud mõlema alaga, et just selle ainevahetusega poole pealt. Võib-olla kui näitena välja tuua, kui inimesed küsivad, et mis siis on vastupidavusalad, siis kindlasti on pikamaa jooks, pikamaa ujumine, jalgrattasõidud, suusatamine, võiks öelda ka ilmselt nii-öelda rahulikum kepikõnd, uisutamine, võib-olla natuke üllatusena näiteks ka motosport kuulub sinna alla, et kuigi ta on üsna intensiivne, aga ikkagi kestab väga pikka aega ja teistpidi siis jõu- ja kiirusalad on kindlasti kõigile tuntud lühikesed sprindid, jooksud, ujumine, hüpped, heited, tõstmine, jõualad, siis boks, judo, võistluskunstid, pigem ka pallimängud lähevad sinna alla, aga teistpidi jälle, et kui me mõtleme selle peale, et eesmärk on tippsport ja tippspordis edukas olla, siis tegelikult tippsportlaste testid on väga selgelt näidanud ka seda, et neil on tihti ikkagi mõlemad geenid, et ka isegi nii-öelda ujujatel näiteks, kes on edukad sprindis, siis ujujate enda treening tegelikult valdavas osas on ikkagi sihuke rahulik aeroobne treening ja et seal piisavalt suurte mahtudega treenida, siis nendel on olemas ikkagi ka vastupidavusaladel vähemalt nii-öelda segugeenid,
see on niisugune noh, et edukas olla, siis üldjuhul on ikkagi jah, nii-öelda mõlemad geenid. Aga see erisus siis tegelikult tuleb ikkagi välja puhtalt siis nende domineerivate geenide puhul. Miks seda siis ikkagi kasulik on teha ja kellele teha, et ma arvan, et noh, ise ma julgeks soovitada kindlasti nendele inimestele, kes on nõuks võtnud ise oma elukvaliteeti parandada, ise oma tervise eest hoolitseda, et vanemas eas vähem arste külastada, et see on ilmselt niisugune teadlik seltskond, kes võiks igapäevaselt siis spordiga tegeleda ja kindlasti võib-olla noorsportlased, kes tahavad siis spordis edukad olla, et ja ma arvan, kuigi geenid meil elu jooksul ei muutu, siis olla niisugune soovituslik iga oleks peale 10. eluaastat, 10–15, et võib kindlasti teha ka noorematele, aga siis minu soovitus on kindlasti see nii treeneritele kui lastevanematele, et kindlasti lapsed ja noored võiksid võimalikult paljude erinevate spordialadega tegeleda just sellepärast, et vältida vigastusi või siis nii-öelda sõnum treeneritele, et teha see treening mänguliseks ja lastele põnevaks, et ei läheks liiga erialaseks ja spetsiifiliseks. Ja kui siit siis nüüd edasi minna kehakaalu ohjeldamise geneetilise testi juurde, et samamoodi ütleme sportlaste puhul ja ka tavainimeste puhul tegelikult niisugune soovitus oleks teha need testid siiski koos ehk teha kohe 2 testi, et kehakaalu testi puhul lisaks siis ainevahetusliku poolele tulevad ka tegelikult esmased terviseriskid sisse, mis meil ülekaalulisusega kaasneb, aga veel ennem kui ma sinna lähen, siis räägiks võib-olla, mis sportlastele ja spordi jaoks sellest kehakaalu testist on, et seal näitab ära inimeste ainevahetuslikud protsessid tegelikult, et kui hästi organism meil rasvasi põletab näiteks, mis on paljude spordialade juures üsna oluline. Teistpidi jälle ka spordis on toitumine väga oluline, et kui hästi organism meil rasvasi omastab, süsivesikuid omastab ja siis kehakaalu testi puhul on veel ka see välja toodud, et kui palju inimene peaks olema igapäevaselt füüsiliselt aktiivne, et oma kehakaalu säilitada ja teistpidi ka spordis, ma arvan jälle hea teada, et kui palju seda füüsilist aktiivsust siis vaja oleks, et oma kehakaalu säilitada või kust hakkavad siis nii-öelda soovitud positiivsed muutused. Ja kui niisuguse lihtsa enda näite tuua, siis enda jaoks oli kindlasti väga põnev teada saada just seda oma ainevahetuslikku poolt, et sportlasena uskusid alati, et kõik on treenitav ja kõiki asja on võimalik saavutada, siis aga nagu ikka elus päris kõike eesmärke ei suutnud saavutada ja võib-olla seda testi tehes siis enda jaoks oli huvitav, oligi see, et organismi rasva ainevahetuse pool ehk rasva kasutamine siis igapäevaseks eluks ei olnud kõige parem ja siit ma sain enda jaoks ka võib-olla seletuse, et miks pikamaadel ehk maratonidel väga häid sportlikke tulemusi, vähemalt ennast maksimaalselt rahuldavaid tulemusi saavutanud, et seal oli ka nagu võib-olla siis teaduslik ja selge põhjendus, et kuna maratonides rasva ainevahetus on distantsil väga tähtis ja oluline, siis see nii-öelda väga hea ei olnud, et seoses sellega ilmselt
jäid väga head olemused võib-olla ka saavutamata ja teistpidi konsulteerides siis toitumisinimestega ja ka treeneritega, et tegelikult ka sellistele olukordadele on tegelikult olemas lahendused, et lahendus minu puhul ilmselt oleks võinud olla see, et tarbida siis võistluse ajal kiiresti imenduvad süsivesikuid ja oleks seda energia puudujääki saanud ka võib-olla ennetada ja natuke teadlikuma käitumisega ise sinna kaasa aidata, et see on nagu see informatsioon, mis siis sealt geenitestidest tegelikult inimestele tuleb ja kui inimene on endale eesmärgi püstitanud, et teadlikult oma elu korraldada, siis sealt on väga palju infot saada meil. Kehakaalu ohjeldamise geneetilise testi palju kasulikum osa, ma arvan, et on tegelikult just tavainimestele ja kuna me oma igapäevases elus jääme aina rohkem nii-öelda mugavasse tsooni, ei liigu enam nii palju ja tihti endale märkamatult mõned lisakilod meile tulevad, siis nendele inimestele, kes soovivad siis oma kehakaalu kontrolli all hoida ja muudatuste vajadusest ennast teadvustanud ja valmis neid ka ellu viima, siis kehakaalu test annab selleks tegelikult väga palju head ja kasulikku informatsiooni, et seal määratakse siis 7 geenist ära erinevad geenikombinatsioonid ja kehakaalu testi puhul me räägime siis riskialleelidest ehk riskigeenidest ja nagu spordigeeni testi puhulgi, siis on samamoodi igal geenil 3 erinevat kombinatsiooni võimalust ja vastuse lehel siis inimene näeb samamoodi ära siis kõigepealt esmalt, mida see geen meie organismis teeb ja on välja toodud siis nii-öelda riskialleeli kombinatsioon ja vastuse teisel pool siis väga konkreetne vastus siis inimese enda geenitest ja millised on siis tema riskid ja et see oleks lihtsam ja arusaadavam, kasutame valgusfoori põhimõtet, et kui inimesel riskialleel puudub ehk on nii-öelda väga head geenid, on see vastuse lehel rohelisega, kui esineb üks riskialleel, on vastus kollane, kollasega märgitud ja kui on olemas nii-öelda selge risk, siis on ta punane. Ja mis siis need riskid on, et kehakaalu testi puhul, et määratakse siis ära kõigepealt geenid, mis on seotud kehamassi indeksi suurenemisega ja eelsoodumusega, nii-öelda ülekaalulisega ehk rasvumisele, et on toodud ära need geenid ja kui me oleme ülekaaluline, siis on geeni variatsioone, mille puhul suureneb meil siis teise diabeedi risk, et ka tervislikku tausta, aga õnneks on jälle selle teise diabeediga alati meil see hea võimalus, et kui me oleme sellest teadlikud ja me ise oleme nõus oma elustiili muutma ja toitumist jälgima, siis tegelikult me saame vältida seda teise diabeedi teket. Uuringud on näidanud, et see tekib ikkagi juhul, kui meil on nagu selge ülekaal. Aga kui meil see ülekaal on tekkinud ja meid huvitab, et miks meil siis on see tekkinud, siis ongi olulised ainevahetusega seotud geenid ehk kui hästi meie organism rasvasi omastab, kui hästi ta süsivesikuid omastab ja jälle teistpidi, kui
kui hästi me neid siis oma energia tootmises ehk igapäevaelus kasutame ja kui palju me sealt uuesti jälle kätte saame, et kui efektiivselt. Ja lisaks siis kolmas plokk geene on seotud füüsilise aktiivsusega, et näitavad, kui palju me peaks olema füüsiliselt igapäevaselt aktiivsed, et me hakkaksime kas siis kaalus alla võtma või suudaksime oma kehakaalu hoida. Ja minu jaoks oli kindlasti väga põnev just see viimane pool, et seal on tegelikult väga suured erinevused, et on inimesed, kellele piisab 4-5 tunnist nädalas, ütleme kuni 6 tundi, et oma kehakaalu normi piires hoida või hakata natuke alla võtma, siis teise kombinatsiooni puhul on see juba 6-9 tundi ja tegelikult on paraku ka selline geenivariatsioon, kus soovituslik füüsiline aktiivsus on 12 ja võib-olla rohkemgi tundi nädalas, et on kindlasti inimesi, kes igapäevaselt nii-öelda ongi suhteliselt aktiivsed ja käivadki spordiga tegelemas 2-3 korda nädalas, mõni 4 kordagi, aga on välja tulnud, et seda on ikkagi nende jaoks võib-olla teinekord natuke liiga vähe, et see eeldab võib-olla siis natuke rohkem elu ümberkorraldamist, et tuleb vähendada autosõitu, käia trepist, et kõik selline, mis aitab selle ainevahetusele ja füüsilise aktiivsusele kaasa, et on jah, vahest küsitud, et olen juba nii-öelda käin ju sporti tegemas aga kaal paraku ei muutu. Et see on infoks kindlasti ka neile inimestele, et kes on märganud, et ei ole päris soovitud rada need muudatused toimunud. Ja üks asi, mis on siis ütleme ka selle ainevahetuse poole pealt, ma arvan, mis on suhteliselt oluline, et kui toitumise puhul tavaliselt võetakse niisugust klassikaline toitumissoovitus on, et 55-60% võiks olla meie menüüs süsiesikuid, 25-30 valkusi ja siis jääb sinna circa 15% rasvasi, siis sõltuvalt siis geenide kombinatsioonist siis tegelikult näiteks süsiesikute puhul on tulnud välja uuringute põhjal, et süsivesikute osakaal toidus mõne geenivariatsiooni puhul võiks olla tegelikult kuskil ainult 50%, et kui me nüüd hakkame oma päevast toidusedelit vaatama, siis tegelikult see muudatus on üsna märgatav ja annab kindlasti võimaluse nii-öelda veel teadlikumalt ja paremini siis oma toitumisharjumusi kujundada. Ja miks me siis, mis see nii-öelda meie kasu võiks sellest olla ja kes sellest kasu saaks, et kunagi ei ole hilja enda hea tervise eest hoolt kanda ja teistpidi lastevanematele võib-olla isegi niisugune soovitus, et ka lastele tasuks seda teha, et lapsed on kindlasti väga aktiivsed ja ülekaalulisest neil nagu väga palju ei ole. Aga meie jaoks on võib-olla just see hea võimalus, et kujundada välja nii-öelda noortele sobivad toitumisharjumused juba noorest east, et tulevikus on nendel oluliselt lihtsam siis, et on juba välja kujunenud harjumused õieti toituda õigetes vahekordades, et ennem kui tekib võib-olla siis vajadus arsti poole pöörduda või hakata nagu tõsisemalt mõtlema, et ma arvan, et see on ka nagu väga hea võimalus teha järeltulevatele põlvedele hea kingitus. Kindlasti on siis vastuse lehtedel samamoodi nii-öelda need geenide nimetused, nimed, mis mingi geen siis organismis teeb meil ja kellel on nagu oluliselt rohkem huvi teada saada, et millel need testid siis põhinevad, et
sportsgen.ee kodulehel on kindlasti olemas viited teaduslikele töödele, artiklitele, millel need geenitestid põhinevad ja kindlasti on see teadlaste puhul ka rahvusvaheline koostöö olnud ja kasutatakse siis ka teiste üle maailma tehtud uuringute tulemusi, mis on kättesaadavad olnud, et see kindlasti ei põhine ainult siin nendel kohapeal Eestis tehtud testidel, vaid sellel on oluliselt laiem tagapõhi ja kes tunneb huvi, siis on nendega võimalik tutvuda kodulehel.